Valmis. Tehtud. Nüüd on kõik uksened ka. Ja siia sai ka uus liist. Oleme nagu ikka vanas töökohas tagasi ja lõpus hakkab värvimine. Kaks ust, värvitud pealt, siit pole, ja siis on ülemine raam värvitud siit see kõik mõlema poolt, kui ma saan siit kinni võtta, ma võin näidata, teiselt poolt ka, siis üks külg on teiselt poolt ka värvitud, see sinakas, siuke. Ja siis on ülemine plaat ja siis on kaks külge veel ja ülemine plaat ja siin on ka valge ja siin on sinakas. Siuksed. Ja siis tuleb nad ära pakkida ja kohale tassida. Pakitud. Kõik on peal ilusti. Siin ka kõik ilusti peal. Viime kohale ja paneme kokku ja valmis. Nii, kapp on kohal, avame ilusti lahti, hakkame vaatama, mis tükid on ja paneme kokku. Ma panen kõigepealt ühe asja ilma videota kokku. Ja siis näitan, kuidas hakkan tervet kappi nagu kokku laadima. Me teeme selle kilast lahti, laseme kinni ära. No sain kappi enam-vähem valmis. Et siuke ta on. Hinged on natuke teistsugused, aga natukene tuleb veel timmida ja parandada siin asju. Ja siis tuleb osta siia riiulid veel. Materjali tuleb natuke teha veel, aga ma ei viitsinud oodata, kuni ma saaks poodi ja osta ja nii et siin ta on täitsa ilus ja mulle täitsa endale isegi täitsa meeldib. Nii et andke kommentaarides teada, mis arvate. Seda ka, et see kappi need materjal on natukene olnud kõver. Ma ei tea, mis teda kõveraks tegi, kas tegi värvimine või on siis maapind siin lihtsalt nii
halb, suvel tuleb siia kindlasti uus põrand teha, sest praegu ma teen ju kõvere põranda peal, panen kokku, ma arvan, et see ongi sellepärast tuksis. Et siin siuke, siin on siuke ja siin on siuke. Et ma veel timmin ära ja saan seal täitsa see valmis, siis näitan teile uuesti.